Tere tulemast kuulama ja vaatama Erasmusega üle ilma ja tagasi õpirände podcasti. Minu nimi on Indrek Vaheoja ja mul on täna siin külas Arbo Amanov. Tervist! Tervist! Nagu ühes populaarses Eesti reisisaates vanasti öeldi, et kes sa oled ja kus sa tuled? Arbo, elan Sondas, tulen Sondast ja olen IT-süsteemide noorem spetsialist. Ja kuidas sinuga oli nüüd, et kui sa hakkasid 9. klassi lõpetama, kas karjäärivalik edasi oli kindel või mismoodi sinu peas mõtted käisid? Mis sa tegid ja millised su mõtted olid? Noorest peast juba, hästi tehnoloogiaga kokku puutunud. Lemmik mänguasjad oli PlayStation, et sealt see huvi tuli. Vanadel PlayStationitel hästi kohane. Kogu aeg jooksevad kokku, ei loe plaati, et siis sai osadeks juppideks võtta, vaadata, mis seal sees on, kuidas toimib asi ja puhastada, et sealt see soov seda oskust edasi arendada arvatavasti tuli. Kas esimesed PlayStationid, mis sa lahti kruvisid, kui täitsa lahti võtsid, kas ja kokku panid, kas jäi mingid juppe üle ka või said ikka kõik asjad kohe kokku tagasi? Mõni kruvi siin seal, aga nagu öeldakse, et parem üle kui puudu. Aga nüüd lähme kooli juurde, et sa oled Rakvere ametikooli lõpetanud. Kas sa läksid sinna pärast 9. või peale gümnaasiumi? Läksin otse peale põhikooli. Mis võttis sellise käigu siis sinusest välja, et mis see oli? Et miks sa ei otsustanud nagu paljud, et lähen hoopis gümnaasiumisse ja küll ma siis vaatan, et sul oli nagu siht silme eest, teadsid täpselt, mis sa saada tahad? Jah, peale põhikooli lõpetamist oli ilmselge, et minna kohe IT-d õppima, sellepärast et amet oli juba enne välja valitud ja ei olnud teist mõtet, et miks ma peaksin minema gümnaasiumisse, seal veetma 3 aastat ja peale seda minna. Kui kutsekool oli kohe lähedalt võtta, otsustasingi sinna minna ja sellel ametil tollel ajal oli hästi palju konkurentsi ja sai siis ka kohe tööle sellel õpitaval ametil. Aga koolis sa käisid ikka siis koroona ajal? Jah. Koroona ajal oli esimene õppeaasta, täpselt 2019 aastal, kui see kõik hakkas. Esimesel aastal enamus ajast on üldained, ei ole väga palju IT-ga seotud erialaineid. Et igasugused loodusõpetused, matemaatikad ja kõiksugu muud asjad sai läbi Teamsi või Zoomi teha. Sellega väga probleemi ei olnud ja siis kui põhiõpinguteks või erialaõpinguteks läks, siis sai ikka kooli tagasi. Aga kas natuke oli kahju ka sellest, et sa alustad kooli, eks ole, noor inimene, 16-aastane umbes või niimoodi, et algus oli kõik kodus läbi arvuti, teisi ei näinud, ikka tahad ju seltsielu ja kõike seda elada, et kuidas see siis alguses oli? Esimesed 2-3 kuud septembrist novembrini, et detsembri alguses või detsembri lõpupoole hakkas see koroonaga see probleem rohkem. Et kui need paar kuud juba koolis sai käia, siis kohanesid ära nende inimestega ja siis nende omavaheline suhtlus nende teiste inimestega läks ladusalt. Sellest väga palju kahju ei olnud, ütleme niimoodi. Et kodus oma keskkonnas õppida on ikkagi kordades kergem kui koolis nii-öelda segavate faktoritega. Et sind ei sega see, et kui sa oled üksi kodus, sul on ülesanne ees, sa leiad iseendas motivatsiooni, sind ei ole vaja pidevalt piitsaga järgi aidata, et kuule, poiss, et tee ka midagi. Ma arvan, et see on üks osa IT-inimeste sellest nii-öelda imelikust poolest. Et kui IT-inimesed endale mingisuguse sihi seavad, siis nad sellega saavutavad. Endal samamoodi, kui on mingisugused koolitused või ülesanded, siis need peavad enne päeva lõppu olema tehtud ja kui ei jõua, siis läheb kella 2 hommikul. Aga tehtud peab saama? Tehtud peab saama. Aga ärme veel praegu Erasmusega koos siis õpirännakule lähme, aga lähme sinu haridustees ikkagi edasi, et mis siis edasi sai? Kooli kõrvalt sa läksid juba tööle ka või? Jah, teine kursus, siis kui meid praktikale saadeti,
2021 aastal. Märtsis tehti mulle juba sellel praktikakohal, kuhu ma praktikale läksin, pakuti töölepingut. Selle ma vastu võtsin ja sellest ajast alates siiamaani olen seal ka IT-spetsialistina tööl. Aga kas tekkis kahtlusi ka, et äkki ma pean ikkagi kooli ära lõpetama ja et muidu mine tea, et vaata, kuidas nende õpingutega saab või tegelikult oli väga kindel ja konkreetne, pilt oli ees, praktikaga tutvutud, eks ole, ettevõttega tutvutud ja hakatakse raha ka veel andma, mis nii viga? Absoluutselt. See oleneb täielikult, ma arvan, ettevõttest endast. Kui ettevõte on toetav ja aitab erinevate siis ajastustega kaasa, siis on täiesti läbitav. Enda viimased 2 kursust peaaegu täielikult läbisin niimoodi, et kuigi ma olin koolis, siis koolis ma väga ei käinudki. Töökohal olid mul kindlad teemad ja kindlad asjad kohe ees ja võtta, mida ma siis töökogemusena kandsin siis oma õpingutesse üle. Aga mis ülesandeid sa tööl täitsid? Mis ülesandeid antakse noorele IT-spetsialistile? Et ma kujutan ette, et see ei ole ainult nii, et vead mingid netikaableid ühest kohast teise, vaid et ikkagi päris tõsised ülesanded ja vastutus seal samas kohe ka. Absoluutselt. Oleneb muidugi jällegi ettevõttest endast, mis ettevõtte vajadused on. Enda ülesandeid väga varieeruvalt. Alguses muidugi oli nagu kaablite vedamine ja kaablite tegemine, aga siis sealt edasi IT helpdeski, inimeste aitamine rohkem ja siis juba süsteemide serverite poole. Aga mis sinust praeguseks on saanud? Kes sa oled oma ametilt? Et IT-mees endiselt sellest, see on aru saada. Ettevõttes hetkel olen edasi liikunud ikkagi IT-spetsialistina. Ametikoha nimetuselt olen registreeritud kui süsteemi administraator. Vastutan erinevate süsteemide võrkude eest Eestis, Lätis ja Soomes. Et rahvusvaheline töö? Rahvusvaheline töö. Et rahvusvaheline ettevõte on ka. Enamus, ma arvan, Eesti ustest on siis Yeldveni tehastest tulnud. Aga töökeel on sul eesti keel, inglise keel? Olenevalt riigist. Et Eestis ikkagi eesti keel, aga soomlastega ja lätlastega on inglise keeles. Lätlastega, läti keelt väga õppida ei soovi. Ainuke asi, mis sealt meelde tärkab, on saldejums. No nagu kõikidel eestlastel. Piens, piim ja saldejums jäätis ja siis on enam kõik ka, eks. Aga soomlastega, kuna eesti ja soome keel on nii lähedased üksteisele, siis eks seda soome keelt tasub ka õppima hakata. Kust sa said inglise keele? Kust kohast see sul külge jäi? Selle eest ma pean tänama oma vanemaid õdesid. Siis kui nemad hakkasid inglise keelt koolis õppima, siis mina ei olnud veel koolis esimeses klassiski. Nendelt sain seda inglise keelt praktiseerida ja edasi tulid, kuidas ma seda PlayStationit lahti oskasin võtta, kui muidugi YouTube'i videote saatel, et seal oli kõik inglise keeles. Aga kuidas sul tuli kokkupuude Erasmusega? Et kuidas sa sellest kuulsid ja mismoodi asjad edasi hakkasid minema? Et kuidas sa jõudsid oma esimesele välispraktikale? Esimesest välispraktikast, spetsiifiliselt Erasmusest ma kuulsin tegelikult juba teise kursuse ajal, siis kui ma Yeldveni praktikale kandideerisin. Aga selleks taotlusvooruks ma olin hiljaks jäänud ja siis ma enam sinna kandideerida ei saanud. Aga kohe, kui järgmise õppeaasta taotlusvoor avanes, siis saatsin selle kirja välja ja sain praktikale minna. Aga räägi sellest ka, et kuidas see kohavalik oli, et kuhu minna praktikale või sul oli selles mõttes, et suht ükskõik, et vaatad, kuhu saab ja peast saaks Eestist minema? Valikus oli Taani, Soome ja Hispaania, kui ma õigesti mäletan. Ja
eestlased ikkagi need kliimapõgenikud siis külmal oktoobri, novembri ja detsembri alguse ajal, et siis võiks ikkagi soojas kliimas olla. Et septembris, oktoobris on seal 35+ kraadi, et siis see oli ilmselge valik. Jah, aga IT-mehel pole sellest ju kasu midagi, väljas on 35 kraadi, sina oled ikka oma sellises konditsioneeritud urkas, eks ole, välja ei näe, aknaid pole, kardinad on ees. Absoluutselt, see oleneb ka sellest, see valik olenes ka sellest, et kui arenenud mingi riik IT-s on. Taani samamoodi nagu Eesti on hästi arenenud IT-s, Soome paratamatult ka. Et oligi soov ka näha sinna Lõuna-Euroopa poole, et kuidas seal need asjaolud on. Kus on rohkem sellist manjana suhtumist ka ja on võib-olla endal rohkem arenemisvõimalust. Jah, et seal oli, võrreldes Eestiga oli aeg justkui seisma jäänud. Kasutati vanemaid operatsioonisüsteeme ja see on ka tingitud sellest, et mis keskkonnas tööd tehakse ja kus keskkonnas need süsteemid asuvad. Aga enamus oli natukene iganenud tarkvaraga, ütleme niimoodi. Aga kuidas see reisi organiseerimine pihta hakkas? Et nagu ma olen siin taustajõududelt kuulnud, et sina olid selles mõttes ka ikkagi natukene erandlik, et sa ajasid hästi palju ise korda. Jah, esimene välispraktika Hispaanias, kui seal olime 2 kuud, siis tuli kõik kooli poolt. Küll aga peale ajateenistust, kui ma läksin Hispaaniasse 4 kuuks vilistlasena, siis otsustasin, et panen ennast proovile. See on hea praktika või praktiline ülesande ise endale. Kui kunagi puhkust vaja planeerida või soov kuskile minna, siis sealt on need oskused võtta. No ja noorel inimesel mõtled küll, eks ole, et kool aitab ja teeb, aga kui sa täiskasvanuks saad ja oma elu hakkad elama, ega väga keeruline on loota kellegi teise peale, et ega nad ei tee. Ma olen mitu korda proovinud, et ma mõtlen, et ma tahaks nüüd minna ja teha, et äkki asjad juhtuvad ise. Ei juhtu. Ootad nädal aega või oodata midagi ei juhtu, eks ole? Absoluutselt mitte, et sellisel juhul on kuskilt reisibüroost kergem see 500-eurone all-inclusive Türgi reis võtta, et sellega on kergem. Aga millised asjad juhtusid, kui sa ise endale siis organiseerisid sinna praktikale minekut ja elukohta ja reis ja kõike seda, et kas kõik läks nii nagu pidi minema või midagi läks ikkagi vasakule ka? Elukoht läks vasakule, et elukoha leidmisega oli väga palju raskuseid. Hispaanias, eriti Granadas, mis on ülikooli linn, siis seal on hästi raske leida rendipinda. Esimese 2 nädalat sellest praktikast veetsin oma praktikajuhendaja vanaisa vanas korteris, mis oli Granada kesklinnas, aga siis vanaisa otsustas, et ta müüb selle ikkagi maha. Ja siis oli vaja kolima hakata ja peale seda 2 nädalat veetsin täiesti siukeses erastatud alal, kus enamus elanikkonnast oli araablased. Hästi siuke kahtlane piirkond, ütleme niimoodi. Ja see korter oli ühetoaline. Seinad allitasid täiesti ebakõlbmatu elamiseks. Ega seal ju sellist kütet, kui nagu meie oleme harjunud keskkütte, et sellist asja seal väga ei harrastata, eks? Väga mitte. Et külmematel perioodidel, kui on linnas sees, siis on maaküte, kui ma ei eksi. Aga olenevalt sellest, kus, olenevalt asukohast siis. Mõned kohad on pelletiküttega, pelletikatlaga. Et viimased 3 kuud siis selle praktiku juhendajaga leidsime ühe väga ilusa mäepealse majakese,
kus alumisel korrusel elas täielikult siis selle maja omanik ja ta teist korrust rentis välja. Ta oli sinna 2 korterit teinud ja 1 korteri sain siis mina rentida. Aga üldiselt seal on lühiajaliste rentidega väga ei tegeleta. Kuna on ülikooli linn, siis renditakse välja kogu õppeaasta. Seal on vist, kui ma nüüd ei eksi stiilis, mingi veerand või isegi rohkem rahvastikust, kes on tudengid. Et seal ongi hästi palju tudengeid või isegi veel rohkem. Granadas, jah. Et hästi palju õpilasi. Kuna ongi konkreetselt õpinguta või ülikooli linn, siis hästi palju on õpilasi. Kui ma nüüd õigesti mäletan, seal ülikoolis võib käia kuni 45 000 inimest või midagi sellist, eks ju? Just. Ja ülikool on siis üle linna laiali erinevates kohtades või on ühes kohas? Erinevates kohtades ja erinevad institutsioonid ka. Aga kujutan ette nüüd, et lähed, eks ole, sinna, ise oled organiseerinud endale elamise või mitte elamise, siis kas asju julgesid koju jätta? Või pidid ikkagi seljakott oli kogu aeg seljas, et läpparid ja väärtkraam oli kogu aeg kaasas? Väärtkraam oli alati kaasas. See ei jäänud ilma järelevalveta. Tööks vajalik, IT-inimesel ongi läpakas töövahend, et see oli alati kaasas. Ainult ujumispüksid ja asjad jäid koju. Aga kas sellisel momendil ei ole sellist asja, et pagan küll, et ma ei tea, läks ikkagi valesti, löön käega, lähen koju ära ja vaatan, kus hiljem saab. Et kas sellist käega löömise momenti ei teki? Absoluutselt mitte. Et elu on täis seiklusi, tõususid, mõõnasid ja sellest tuleb ise kinni haarata. Tulebki vaadata seda sellise pilguga, et okei, siin mu see uks sulgub, aga teisel pool on uks, mis võib olla täis ilusamaid pilte. Ja elu õppetunnid, ega neid ilma proovimata ei saa. Absoluutselt. Aga hispaania keel, sest et ega seal päris niimoodi ka ei ole nagu meil, et teed suu lahti ja kõik räägivad sul inglise keeles vastu või rääkimata eesti keelest, et seal ikkagi hispaania keelega tullakse sulle ütlema, et kas oskasid hispaania keelt? Enne Hispaaniasse minekut ei. Muidugi meil olid hispaania keele kursused nii Eestis ettevalmistavad tunnid, kui ka siis Hispaanias koha peal olid meil hispaania keele tunnid. Hispaania koha peal olles ja seal tundides osaledes ei õpi ikkagi nii palju kui reaalses situatsioonis ise olla. Enamus hispaania keele oskusest tuli sellest, et pannagi ennast ise sellesse olukorda, et seda keelt õppima peaks. Võib-olla sihuke eestlaste jaoks naljakas, aga Hispaanias ei ole värsket piima. Meil on Eestis lähed, võtad täis piima. Aga Hispaanias poes müüakse sihukest nii-öelda kartongpakendis piimapulbrit põhimõtteliselt, mis on veega laiali segatud. Mina kutsun seda tuumapiimad. See põhimõtteliselt ei ole vahet, mis temperatuur on või midagi taga ei juhtu, eks? Jah, et kestvusaeg oli sellel kuskil 3 või 4 kuud, et jätta kas või kappi peale päikese kätte, et midagi ei juhtu, et värske on ta nii või. Hästi vajalik lause seal oli donde este la leche fresca. Kas teil on värsket piima? Just. Ja siis selle lause peale tuldi kastiga klaaspudelitest tagant toodi seda värsket piima. Oli küll, eks ole? Oli küll. Aga vaata, minu arust see on üldse ka selline päris huvitav asi meie eestlaste jaoks ka, kes mitte ainult Hispaanias, kuskil mujal välismaal oled, me oleme harjunud piimatooteid sööma. Meil, eks ole, meie värske piim, hapukoor, jogurtid, juustud ja siis lähed Hispaaniasse, kus on ikkagi kultuur hoopis teistmoodi. Ja sa oma harjumuspärast hapukoort ei saa, siis oled hädas, seal proovite kreeka jogurti ja millega teda asendada. Et kuivõrd selline mingi igapäevane asi, kas see on pigem lõbus või on ikkagi harjumatu alguses? Alguses kindlasti harjumatu, sest et kõik maitsed on erinevad. Mitte miski ei maitse nagu kodu ja siis tekib muidugi see koduigatsus. Aga kui juba 2-3 nädalat umbes Hispaanias olla ja selle toidukultuuriga kohaneda, siis ei ole mitte midagi viga. Leiab erinevaid aseaineid, hapukoorele on natto näiteks seal.
et muidugi ei ole sihuke kreemine nagu Eestis on, aga vesisem rohkem, aga sellegipoolest on olemas. No ja teistpidi on ka jällegi see, et kui sa seal praktikal hakkad aru saama, et mida sinust oodatakse või mida sa teha üldse saad, siis sul läheb tegevus ja action lahti ja sul ei ole aega liiga palju ka vist kodu peale mõelda või on? Ma ütleks, et kui juba tegutsed ja selles, eriti see, mis kooli poolt siis korraldatud oli, et seal oli hästi palju nii-öelda vaheekskursioone ka, et siis olidki kogu aeg liikuvuses ja tegutsesid, et siis ei olnud väga selle koduigatsuse jaoks aega. Et mõned üksikud meil seal olid, kes igatsesid kodu ja õhtuti, öösiti ikkagi kodustega rääkisid. Sina Eesti mehena ei hakanud koduseid tülitama oma väikeste tunnetega? Absoluutselt mitte, absoluutselt mitte. Aga mis sul praktika ülesanded oli? Millega sa tegelema hakkasid? Kas anti kohe hispaaniakeelne vana Linux ette, et nii, tegutse? Pigem oli see, et üritati aru saada, et mida inimesena oskad. Nendel oli kontor, tollel ajal oli kesklinnas ja ilus suur 3-meetrine põrandast laeni klaasaken oli uksena. Sealt siis taheti nii-öelda neid aknakaunistusi ja siis sai panna erinevaid vilkuvaid ja särisevaid arvuteid kokku display jaoks. Ja kui nüüd sellest edasi liikuda, siis sai ka tegeleda võrguga ja käisime isegi ühes suurimas piirkonna kaevanduses. Panime võrguseadmeid üles, et üle kogu kaevandus oleks netiühendus olemas. Aga kui sa nüüd võrdled Eesti ettevõtte IT-kultuuri ja siis seda, mis on Hispaanias, et mis on sarnane ja mis on erinev? Eestlased teevad kiiremini ja praktilisemalt seda tööd. Et ei ole seda nii-öelda mañana kultuuri. Et hästi Eestis siis, kui on ülesanne, siis eestlased ikkagi teevad selle ära ja teevad selle kohe ja kiiresti ära. Hispaanias on rohkem koosolekuid kui töö tegemist. Aga kas sellega ei teki sellist väikest huvide konflikti, et oled seal hispaanlaste juures, nemad eeldavad, et sa teed nagu nemad ja siis on ülesanne, nüüd on aega, joome nüüd tassikese kohvi kõigepealt ja siis vaatame jalgpalli ja siis hakkame otsast nokitsema, selle aja peale eestlane kõik ära teinud ja siis ülemused on pahased, et miks teie midagi ei tee? Ei, sellist probleemi ei olnud. Pigem oli see, et kui ülesanne on ette antud ja selle 5 päeva, mis ette nähtud oli selle ajaga, 2 päevaga teed ära, siis ülejäänud 3 päeva oli vaba. Siis sai lõõgastuda ja rannas käia. Aga kas jääb aega õpirändel olles, et kas muidu tavaliselt on ikka see, et tuleb nii palju tööd teha, tuleb nii palju vaeva näha, et kas vaba aega ja just seda sama rannas käimist ja võib-olla tutvuda linnaga ja vaadata ajalugu ja ma ei tea, käia Alhambral lossi vaatamas, kas sellist aega oli ka? Ikka. Kooli poolt oli selles mõttes väga hästi korraldatud, et erinevad ekskursioonid erinevatesse linnadesse. Praktika meil küll oli Granadas, aga saime käia Almerias, Murcias ja teistes linnades ka. Aga sellist aega, et üldse mingit vaba aega ei olnud, seda ei kohanud. Aga kuivõrd sellise hea energiapaugu sa said, kui sa Hispaaniast siis tagasi jõudsid, praktika oli tehtud, praktika aruande tegid ka ära ja koolis edasi, et mis see sulle andis edasiseks eluks ja õpinguteks kaasa? Sükest soovi silmaringi avardada rohkem, et Eestis koha peal ei ole nii palju võimalust, et meie kõige kõrgem mägi on Otepää. Suur Munamägi, 318 meetrit. Otepääl suur Munamägi, jah, et ei ole väga palju sükest võimalust silmaringi avardada. Muidugi Eesti on ka väga ilus koht, sood, rabad, väga palju saab jalutada. Väga väiksed künkad.
jah, et aga kui 2 kuud olla sellises keskkonnas, kus autotee läbib sihukest torgu, kus sul mõlemal pool on 50, 60, 150 meetrit kõrgemad mäed ümberringi, siis see on ikkagi vaata pilt, mida näha. Alguses võtab ikkagi suu lahti ahetama, sest vaata, kui sa ei ole selliseid ikkagi päris mägesid näinud, siis on minu arust on küll, ma mäletan, kui ma ka esimest korda nagu nägin, siis on ikka see aukartust äratav tunne, et ongi niimoodi, ongi päriselt sellised asjad. Ja siis, kui sealt tee pealt kõrvale vaadata üle selle tee piirde, siis vaatad, et see ei olegi tipp. Et kui seal ekskursioonidel bussidega käia, siis need bussijuhid olid ka kohalikud, et nemad ei karda. Meie seal rooli keeratakse niimoodi suure hooga ja et meie seal turistidena ikka hoidsime sealt sellest käepidemest kinni, kust parasjagu sai hoida ja siis läkski lõbusõit, ütleme niimoodi. Aga no, kui nüüd kooli juurde veel tagasi tulla, kool hakkab lõppema, sa hakkasid kooli lõpetama, tegid kõik ilusti nominaalaga ära, mingit venitamist, sellist asja ei olnud, seda sa ei tunnista? Absoluutselt ei olnud, et kõik sai ilusti, kõik jõudis ilusti aega, kõik lõputöö, lõpueksamid sai tehtud. Ja siis sai ajateenistusse mindud. Kas see oli sul kindel soov ja valik? Jah. Ajateenistusega mõtlesin ka tegelikult seda, et kuhu minna. Ja leidsin, et eksisteerib selline väeosa nagu küberväejuhatus. Et otsustasin sinna kandideerida ja sinna ka sisse sain. Ja seda ma tegin kohe, kui ma Hispaaniast tagasi tulin. Ehk siis detsembris, kui Hispaaniast tagasi jõudsime, siis jaanuariks oli kiri välja saadetud, et vabatahtlikult soovin ajateenistusse tulla. Ja nädal 2 peale kooli lõpetamist läksin juba ajateenistusse. Kuidas see läks? Huvitavalt. Et väga palju sellist algus on muidugi algus, et kõik õpivad sõduri baaskursus on, et õpitakse baasteadmised, peale seda liigutakse edasi allüksustesse või siis edasi õppima. SBK ehk siis sõduri baaskursuse ajal ma ise tundsin, et ma tahaks enamat. Et ma ei taha minna allüksuse juurde, vaid ma tahan edasi õppida. Siis sealt läksin noorem allohvitseri kursusele ja siis ka reservohvitseri kursuse. Ajateenistuse lõpetasin lipniku auastmega ja ma ütleks, et eluaegsed kamraadid on seal. Peale seda meie vestlust siin Tallinnas, nad kõik siin elavad. Lähme Hessi sööma. Koos välja. Aga kas see, et vaat sa oled ju ise Ida-Virumaalt pärit, elad seal ka, kas niisugune natukene militaarne huvi asjade vastu või soov ajateenistus läbida, et kas see käib nagu asjaga kaasas või? Et see on ikkagi, ega me oma naabreid valida ei saa. Naabreid valida ei saa, selles on õigus, aga see ei ole, ma arvan, et sellest motiveeritud. Esimene motivatsioon kindlasti oli see, et kiiresti ära teha esimesel võimalusel niimoodi, et see karjääri pärast poole ei segaks. Et meil olid seal mõned 26-27 aastased, kes olidki nii-öelda edasi lükanud seda nii kaua kui võimalik. Ja nendel oli selleks ajaks juba 5-6 aastat töökogemust ja kuidagi kahju on niimoodi, et paned oma karjääri pausile, et ajateenistusse minna, aga ka ajateenistus on see, mida ma siiralt usun, et kõik noored mehed peavad läbima. Aga mis sulle on andnud välismaal õppimine? Kas sa, kui sa praegu proovid ette kujutada seda, et ei oleks käinud Erasmusega välismaal, siis õpirändel, praktikal, et milline sinu karjäär oleks siis? Ma arvan, et kuna ma sellel ajal juba töötasin, siis mõnes mõttes see pani minu praeguse karjääri Eestis mõnes mõttes pausile. Kui ma ei oleks läinud, siis ma oleksin saanud Eestis edasi areneda, Eestis edasi töötada ja võib-olla siis sellel ametiredelil edasi ronida. Aga ma ei kahetse seda otsust.
sest et isegi kui mõnes mõttes karjäär natukeseks ajaks on jäänud pausile, siis see ikkagi ei võrdu selle kogemuste pagasiga, mis ma Hispaanias sain. Kas sinu tööandja on ka vaadanud, et ohoo, näed, et poiss on siin Hispaanias käinud ja praktikal ja ise orgunninud, et vaat see on hea asi ja et annab nagu siis, ma ei tea, töökarjääris eelise? Ma ütleks, et mõnes mõttes võib olla küll. Ma saan aru, et sa ei saa seda kriitikat praegu teha, isegi kui tahaks, aga... et tööandja on võtnud sellest asjast kinni, et kui on hakkaja inimene, siis hakkajale inimesele tuleb anda erinevaid võimalusi, kuidas oma oskuseid ära kasutada. Tööandja saatis juhikoolitusele, et loodetavasti siin lähitulevikus liigun siis ametilt edasi. Aga kui sa nüüd natukene fantaseerid, et mis sinust edasi saab? Kas IT on see valdkond, millega sa edasi lähed või kuhu või mis või tahad midagi veel õppima minna? Õppimisega ma nüüd hetkel juba tegelen. Tallinna Tehnikakõrgkoolis õpin andmebaase. Et see on nüüd 1,5 aastat, siis 2 õppeaastat on vaja veel käia, õppida. Aga ma arvan, et ma arendan ennast IT-s ikka edasi. Et kuna ma juba selle tee valisin ja IT on need teemasid, mida hallata või õppida, neid on ülimalt palju, siis on raske ühes kindlas suunas püsida. Tulebki võtta ja silmaringi avardada erinevates teemades ja võttagi erinevaid koolitusi. Ega me IT-st ei pääse üle ega ümber, et see on meie ümber, meie sees, meie peal igal pool. Absoluutselt. Üks huvitav areng on ka see, et sünkroontõlkijad näiteks. Et nüüd arendatakse juba selliseid sünkroontõlkesüsteeme, mis nagu need AirPodsid või kõrvaklapid, paned kõrva, lähed jalutad ükskõik kus, kas või Lõuna-Koreas või kuskil, annad teise kõrvaklapi siis sellele, kellega sa suhtled, ise räägid eesti keeles, tema saab Lõuna-Korea keeles rääkida ja siis suhtletegi oma vahel. Ta automaatselt tõlgib ära. Absoluutselt, IT on ka kõikide peas varsti. No meil on praegu räägitakse tohutust tehisintellekti plahvatusest, eks ju, ja kuidas sina oma õpingutes ja töös sellega praegu kokku puutud? Kas see on sinu jaoks vajalik igapäevane tööriist? Igapäevane vajalik tööriist ei ole. Oleneb inimesest, kes sellest tehisaru plahvatusest kaasa haarab. Mina isiklikult ikkagi olen see tagasihoidlik inimene, kes dokumentatsiooni loeb ja üritab asjast aru saada. Et ega ilma selleta päris ei saa? Jah, et AI võib päris suurtel juhtudel anda sulle küll kõik asjad ette või mingisugused asjad sinu eest ära teha, aga see ei tähenda seda, et sa sellest ikkagi lõpuks ise aru saad. No vaata, üks küsimus ongi see, et võib-olla asjata kardame või loodame, osad ilmselt ka loodavad, et äkki AI tuleb, teeb minu eest kõik asjad ära, aga see, et ta kõik sinu eest ära teeb, mina olen seda enda jaoks mõelnud niimoodi, et vaata, osad ütlevad ka see, et kui sa tahad midagi saada, et siis manifesteeri, ütle see soov välja universumile, eks. Ma olen seda paar korda proovinud, see on niimoodi, et sa pead selle soovi väga täpselt ette ütlema või ette promptima sellele universumile. Vastasel korral, eks ole, ma tahaks palju raha saada, siis ühel hetkel võib-olla kukub üks münte täis kott mulle vastu pead ja ongi kõik, mul ei ole sellest kasu midagi. Aga siis sa pead ütlema, ma tahaksin selle saada nüüd ütleme 2 kuu jooksul oma pangaarvele, niimoodi, et maksuamet seda mult ära ei võtaks, eks ole, et mul ei tekiks sellega teatud kohustusi ja nii edasi. Et AI-ga on ju samamoodi, selleks, et temast head tulemust kätte saada, sa pead õppima talle ütlema seda väga täpselt, mida sul parasjagu vaja on. Just, et see prompti kirjutamine on omaette kunst. Üks väike kirjaviga võib muuta kogu vastust. See on tööriist, mida annab kasutada ülla eesmärgi nimel siis, kui sa seda kasutada oskad. Jah, just muidu on nii nagu selles vanas anekdoodis, et maha lasta,
mitte maha lasta, mitte ellu jätta või siis on maha lasta mitte, ellu jätta. Et sellest ühest komast oleneb, kas inimesed surevad või jäävad ellu. Just. Kuidas nüüd lõpetuseks võtaksid kokku, et kas sa noortele inimestele, kellel avaneb võimalus Erasmusega minna välismaale, kas sa soovitad neile seda teha ja mida siis tähele panna, et kuhu minna, mida organiseerida, millal nagu usaldada rohkem, siis ma ei tea, võib-olla kooli poolt ja sellist organiseerimist ja millal võtta ise härjal sarvist kinni ja minna ikkagi panema? No esiteks kindlasti soovitan. See avardab ülimalt palju silmaringi. Et hispaania keelega täpselt samamoodi, et isegi kui sa seda alguses ei oska ja selles keskkonnas elad, siis sa lõpuks saad selgeks selle. Kindlasti soovitan minna. Väga palju huvitavaid kohti ja inimesi kohtab. Teisaks, kui minna esimesel korral selle Erasmusega, siis lasta koolil tegeleda nende asjadega. Et siis on kindlustunne sees, et kõik läheb hästi. Sul on igasugused tegevused seal sisse kaasa arvatud ja ekskursioonid siis. Ja kui peaks tekkima olukord, et teist korda minna, siis võib ennast proovile panna. No muidu on ka veidi ju see asi, et kui sa esimest korda lähed, sa ei ole sellega kunagi tegelenud, ei ole mõtet jalgratast hakata ise leiutama ja teistpidi võttes on see, et siis on ka vastutus nagu natukene teiste peal. Eks ole, et võib-olla see sama sinu ülesanne ei pea alguses olema mõelda kõige sellise olme ja selle pealt sa lähed ikkagi sinna, et omandada uusi teadmisi, saada uut kogemust, silmaringi, haridust ja kõike seda, et see nagu alguses ei maksa üle pingutada ka, ma arvan. Jah, et tähtsam on ikkagi see, et sa kohale jõuad ja õpid, mitte et kuskil lennujaamas su pagas ära kaob. Selle eest esimesel korral vähemalt võiks siis keegi teine vastutada just. Ja ka enda näitel, kuna esimesel korral olid meiega kaasas automehaanikud, maalrid, keevitajad ja ka turismikorraldajad. Sest turismikorraldajad olid need inimesed, kellelt ma kogu aeg küsisin erinevaid küsimusi. Et nemad tegid ka meile ühe nädalavahetuse seal, kus me läksime Retamari lähedal on ka üks kuurort väike linnake. Nimi hetkel meelde ei tule, aga tegid meile sinna väikese ekskursiooni. Mõnus suur bassein, meri lähedal, söögikohad, asjad, et siis nendelt ma seda teooriat siis otsisingi, et järgmisel korral juba ise saaks teha. Aga ja, Arvo, suur aitäh, et tulid külla meile ja rääkisid oma kogemusest siis ja ega muud ei ole öelda, kui ikka edasi. Absoluutselt. Edasi, mitte tagasi. Ja, aitäh sulle. Aitäh. Everybody all around, everybody's getting down. Everybody's like, wow, there's a new sound in town. Everybody's like, wow, that's just our style.